Jõululoo teine osa. Just pakib kingitusi. Päkapikkudena saite te väga hästi hakkama. Nüüd aga ootab teid uus töö. Uus töö, mis uus töö? Kingitused on vaja kokku panna ja ära pakkida. Aga me ju ei oska. Jah, me teame, mida lapsed tahavad. No see on küll kõige kergem küsimus. Tuleb lihtsalt lugeda laste kirju. Tulge vaadake siia. Kas ma pakin talle kõik need asjad kingituseks? Ohoo, või kohe nii palju kinke tahab? Ei, Juss, niimoodi me teha ei saa. Aga mis nüüd siis saab? Tead, Juss, tule ja vaatame, miks ta nii palju kingitusi vajab. Kas lähme saaniga? Vaatame parem võlukaameraga. Hei, emme, kas sa tuled varsti koju? Ullake, mul tuli siin üks kiire tööasi juurde. Pean selle enne ära tegema. Vaata külmkapist midagi süüa. Tšau! Issi, millal sa koju jõuad? Mart, kuule, mul on üks ärikohtumine pooleli. Täna tuleme päris hilja. Tšau, paka! Jälle jäime nii hilja peale. Jah, aga ma ostsin talle ühe vinge mänguauto. See meeldib talle kindlasti. Jaa. Mida sina, Juss, sellest loost arvad? Ma arvan, et ta tahaks kingitusteks rohkem seda, et tema emmel ja esil oleks tema jaoks rohkem aega. Jaa. Aga saadame tema emmel ja esile mõttemasinaga ühe mõtte. Sellised nad varem koju tuleksid. See on tõesti hea mõte. Kes seal on? Meie oleme. Mart, me otsustasime, et hakkame varem töölt koju tulema. Siis me saame rohkem kõik koos olla. Mart, kui lähme õige kinno? Kohe tulen, ma kirjutan ühe maili enne lõpuni ära. Näe, üks Mart tahab lauamängu. Lähen kohe ja pakin talle selle sisse. Elas kord üks muinasjutt sai läbi. Järgmises osas. Jopsti, me oleme nüüd tagasi.